unistuste killukestest loodud, sinu jaoks on see viis. Taas kõlab laul, see vaikne laul, kui põleb soov, me unelmate soov, et olla koos. Väljuda kord pilvesaarel, jalutada vikerkaarel, elu mured unustada, ainult öine viis, igatsuse viis, elama meis jääb, meis jääb. Nüüd taas kõlab laul, see vaikne laul, kus püsib õnn ja igatsus ei kao. Ning siis sa näed ajast aega armastuse soojus, taevamaa peale toob. Taas kõlab laul, see vaikne laul, kui põleb soov, me unelmate soov, et olla koos. Väljuda kord pilvesaarel, jalutada vikerkaarel, elu mured unustada, ainult öine viis, igatsuse viis, elama meis jääb, see võluv viis, see kaunis viis, see vaikne viis. Armsad lähedased ja sõbrad, naabrid. Usus ja lootuses jätame taimi ploompuu Jumala hoolde. Me saame lohutust Kristuselt, kes ütleb, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti. Ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Me alustame Taimi Matuse teenistust ühiselt lauldes ja laulame üheskoos laululehtedelt esimese laulu Ema süda.
Me oleme palves. Hea ja armuline taevane Isa, sinu armus me elame ja väga sageli ei märka seda, kui suur see on. Aga sinu kätel ja sinu armus me elame ja paljud asjad ei ole meie jaoks meeldivad selles elus, kuid nad tulevad meie ellu. Sina tunned igaühe meie tundeid, sina tunned igat ühte meist ja me igaüks vajame, et sa võtad meid oma kätele. Me tunneme seda ja oleme sinu poolt trööstitud. Me palume sinu ligiolekut selles teenistuses ja me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Armsad taimilähedased, abikaasa Jaan, poeg Andres, abikaasa Siiriga ja kõik lapsed, lapselapsed, kes te siin olete. Ma avaldan Põltsamaa adventkoguduse nimel teile südamlikku kaastunnet meile kõigile armsa Taimi Ploompuu lahkumise puhul. Kui ma mõtlen nüüd tagasi käesolevale aastale, et siis vaevalt, et keegi oskas aastat alustades arvata, et just see käesolev aasta toob nii palju kurbust ja leina südamevalu. Kevadel lahkus ootamatult Oleg, nüüd siis Taimi. Aga kui ma nüüd räägin just Taimist nimelt, et siis mina mäletan teda esimest korda võib-olla nägin umbes 50 aastat tagasi. Ja sellest ajast alates on ta mulle meelde jäänud sellise nii-öelda nagu tõelise daamina, kes torkas oma välimuse, oma sellise ka väljapeetud olemuse, kõige sellega teiste hulgas silma. Kõik oli detailideni läbi mõeldud. Ja kui ta suu lahti tegi, et siis see, mis ta rääkis, oli samuti väga läbimõeldud jutt. Et selline on siis minu mälestus temast. Ja võib öelda, et see ei muutunud ajas. Jah, me kõik jäime vanemaks, aga kõik see, mida ma mainisin, kõik see püsis. Ja Taimiga ma vestlesin viimati, see oli just kevadel, kui Oleg õnnetult hukkus, avaldasin Taimile ja Jaanile kaastunnet. Ja ka siis läks meie vestlus nii-öelda teoloogiliseks. Eks, et Taimile oli oluline, et tema lähedased, kõik tema pere, armsad, üldse kõik inimesed, keda ta teadis, et need päriksid ükskord Jumala kuningriigi, et me kõik kohtuksime seal. Ja selles lootuses me nüüd saadamegi Taimi ära eneste keskelt, et me peatselt võime Jumala igaveses kuningriigis kohtuda. Issand õnnistagu teid. Aamen.
armsad leinajad. Mina olen Mati Ploompuu. Tuttav nimi, eks ole, Ploompuu. Taimi oli minu õde. Tõsi küll, mitte bioloogiline, aga siiski perekonnas, kuhu meid lapsendati. Mul on väga kahju, et see perekond on sel aastal nii palju kannatanud. Oli nii kena ansambel Sõnajalg. Laulsid nii kenasti, milline missioonimeelsus. Olek lahkus õnnetuse läbi. Tunnen teile kogu südamest kaasa. Jumal trööstigu teid. Taimi oli väga missioonimeelne. Kust ta selle sai? Ma arvan, et seal samas, kust minagi pärisin selle missioonimeele. Jah, ma olen nüüd vana ja juba ka üsna haua lähedal. Näostki näha, eks ole. Aga ma töötasin 40 aastat jutlustajana. Ma mäletan, kui meid külastas generaalkonverents ja meie on koguduse kõige suurem juht, esimees. Ja ma ütlesin talle, et ma olen pastor. Ta ütles, ei, sa oled evangelist. Ja tõesti, Taimi oli ka evangelist. No nii nagu tema oskas. Kogu südamest. Ta püüdis kuulutada seda sõnumit, seda sama sõnumit, mida kuulutas meie kasuisa. Ja kasuisalt pärisin nii mina kui tema selle kire kuulutada evangeeliumi, kuulutada head sõnumit. Ja ma usun, et Taimi kaudu said ka tema lapsed ja nende abikaasad seda energiat moodustada ansambel Sõnajalg ja viia Jumala sõna Eestimaa igasse nurka. Oli tore aeg, aga ajad mööduvad ja täna on veel leinapäev. Uskumatu. Alles ma rääkisin Taimiga ja püüdsin teda trööstida tema esmasündinud poja kaotuse puhul. Aga nüüd on tema juba siin minemas kaduvuse teed, aga me teame, et siin see asi ei lõppe. Taimi uskus seda kindlasti. Ta rääkis sellest kõigile. Omamoodi. Võib-olla mõnele inimesele tema kuulutus natukene oli häiriv. Aga teate, Jeesuse kuulutus oli ka häiriv mõnele inimesele. Ja Pauluse kuulutus oli ka häiriv mõnele inimesele. Nii et hindame seda, mida Taimi tegi. Ta tegi seda südamest, kõige paremat soovides, nii oma perele kui ka kogu Eesti rahvale. Ja nii kaua, kui me elame, me oleme Jumala tunnistajad ja jääme Jumalale ustavaks ja ma usun, et siis me ükskord kohtume. Jumala riigis kohtume. Jumal õnnistagu teid ja lohutagu teid selles leinas. Aamen. Kaua veel kestab
jõuas, kes käskis minna. Meil lapsini osatult pikka teed. Praegui roojumas käes õhtu hilja. Koju ei jõua ikka miks nii pikk on tee koju minna? Kaua veel kestab me eksev ränd? Kaua ei jaksa veel lõputult käia? Kodu on kaugel, ei puhkus veel. Isa veel isa, kas näed oma lapsi? Sihitult ekslevas võõraid teid. Kuuleme valvet ja tõtta meil appi. Koju siis jõuame tulla. Kallis Jaan, isa Andres, kõik pere, lähedased, kes te olete siia kokku tulnud. Mina olen veel üks ploompuu. Ja mul on nüüd hea ennast tutvustada siis Mati Poeg, ploompuu. Ja ma väljendan ka sügavalt südamest oma kaastunnet selle järjekordse kaotuse pärast, mis teie peret on tõesti jälle tabanud. Sõnades ei saagi seda väljendada. Ja soovin ka meie koguduse poolt, adventkoguduse poolt, terve koguduse poolt seda sama kaastunnet edasi anda ja väljendada, mida on mul eesõigus täna siin teha. Ma arvan, mu isa ütles juba väga palju ära, et mida mul on siia juurde lisada. Üks mõte on. Keegi tark on öelnud, et iga üksiku inimese õnn on tihedalt seotud teiste inimeste õnnega. Meie elu väärtus seisneb selles, kui palju me panustame teiste eludesse. Ma arvan, see on hästi öeldud. Ükski inimene ei ole tervikuna ainult tema üksinda, vaid igaühe meie sees on osa sellest inimesest. Need, kes on talle kõige lähemal, nende südames, nende elus, on sellest inimesest kõige rohkem. Ja neil on kõige rohkem kaotada. Ja kui see inimene lahkub meie seast, siis me võime tegelikult öelda, et midagi sureb meie sees. Üks osa meie enda olemusest sureb koos selle kaotuse valuga. Aga ma ei taha sellega lõpetada. Ma tahan, et me võtaksime meelde, et sellel asjal on ka teine pool. Meis elab ta edasi. Ja kui me vahest tunneme, et see südamevalu tahab meid murda, siis tuletage meelde, et meie kanname selle inimese osa meis edasi. Ta ei ole kadunud teie südamest, teie mälestustest. Ja kõik see, mida ta on loonud oma elus, see elab meie kõigi südames edasi. Kõik see, mida ta on teinud, öelnud. Ja need imelised aiadki siin. Kõik need roosid, need elavad edasi. Loodavad. Need kõik teid. Minu kaastunne veel. Pärast mitmeid magamata kuid on seda isegi raske rääkida. Mõned tunnitööde jooksul ja ma olen lihtsalt leinast ja välust väsinud, aga mitte ainult mina. Ma tean, et Jaan
kes on armsa Taimi abikaasa, on ehk kõige suuremat südamevalu tulnud. Koos lapsega, kes on jäänud ja koos lastelastega. Ma tahan tänada teid südamest kõiki, kes olete täna siia tulnud. Armas Mati Ploompuu, keda ma mäletan ju Põltsamaa aegadest nii hästi ja Mati poeg on suureks meheks kasvanud, ei oleks teda enam ära tulnudki. Aga mida ma tahan öelda on see, et suuremat armastust ei ole, kui on ema armastus. Ema on see, kes on meid sünnitanud valuga siia maailma. Nagu oli see meie esimene laul, kas ema südant tunnet sama. Kallis Taimi, ma tahan sind südamest tänada, et sa sünnitasid 2 nimelist poega siia maailma. Sa õpetasid neile töökust, ustavust, kindlameelsust. Koos isaga te õpetasite seda, mis on perekonna väärtus. Nii et teie mõlemad pojad oskasid hinnata ja armastada oma perekonda. Mina tänu Jumalale, minu abikaasa on minu kõrval täna siin. Aga mida ma tahan öelda, et ei ole ühtegi nii suurt leina, mida Jumal ei suudaks leevendada. Ei ole olemas nii palju pisaraid, mida tema ei suudaks ära pühkida. Ei ole olemas nii tugevat tormi, mida tema ei suudaks vaigistada. Ei ole olemas nii sügavat vett, millest ta ei suudaks meid välja tuua. Ja me oleme korduvates sõnavõttudes täna kuulnud seda et see on see lootus. Ja see on see ka mitte ainult lootus, vaid see on üks kindel veendumus, mis on meie südames. Üks asi, mida ma veel soovin teile mainida, on see, et samal nädalal, kui ma matsin oma armsa ema, samal päeval, täpselt samal päeval lahkus Taimi meie hulgast. Ma olen kaotanud 2 oma ema korraga. Ja see on olnud valus. Ausõna, ma ei teadnud, et see on valus võib-olla. Aga mul on 1, 2 väikest luuletust kaasas, mida ma soovin lugeda teile. Ja vahet küll vabandust. Kui hing on nii katki ja süda on puruks, mind õpeta issand nägema ilu. Nägema head, kui vaim murtud rusuks, armastav meel, mis need haavad silub. Aita tänasel päeval mind valus ja leinas, et ma tõuseksin üles, kui seemneke mullast, et joosta, kui väike laps kaste heinas, et mu kannatus muutuks kellegi kullaks. Tahan olla ju see, kes varjud valguseks muudab. Oled sina ju kutsunud mind sellele teele. Ja ma usun, et ma suudan kõndida lainetel, olla su peegel. Tõsta mu hing valuvarjudest üles, et õpiksin aitama, hoidma neid süles. Tahan olla kui laps,
sinu armude kätel sinna jääda, sinna alati jääda. Jaan oli see mees, kes kohtas viiuliga tüdrukut tänaval, armus sellesse viiuliga tüdrukust ja ma tahaks öelda, et välimus on küll muutunud, aga seesama viiuliga tüdruk on täna meie keskel. Ja seesama armastus elab meie keskel. Ja kallis isa, sinu lapsed ja sinu lapsed jäävad alati sinuga. Me tuleme sind alati külastama. Me saame koos ilusas lilleaias istuda ja rõõmstada. Ma ei mäleta, kas ma tänasin neid imelisi lauljaid, kes siin on täna esinenud. Imelised laulud, aitäh teile südamest kõigile. Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled, tulge tagasi, inimlapsed. Sest 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud ja nagu vahikord öösel. Sa uhud nad ära. Nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. See õitseb hommikul ja haljendab. Õhtul niidetakse ta ära ning
ta kuivab ära. meie elupäevi on 70 aastat ja kui keegi on tugev, 80 aastat ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Sest need mööduvad kiiresti ja me läheme lennates ära. Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Nii kirjutas laulja. Täna oleme meie jaoks igaviku ja oleviku murdepunktis. Üks elutee on katkenud, et omal ajal jätkuda igavikus ning meie kogu oma tunnete kogumiga olevikus liikumas igaüks oma katkemise poole. Vahest kõneldakse meiega väga sagedasti, aga me ei pruugi seda märgata. Jumal on kord seadnud, et nii palju, kui sul on eluaastaid, nii palju on võõrast, algselt mitte meie elu puudutama pidanud lugu jutustatud. Iga aasta algab kevadega, kõik on lootust täis, kui laps sünnib, siis imetlevad teda kõik, kui õrn on tema nahk ja kui kaunis see on. Ja see on ühe teekonna algus. Ja kui kevad on kõige kaunimates värvides, võiks öelda alguse mõttes, siis sellele tuleb järgi suvi igal aastal, kus viljad küpsevad. Ja kui viljad on küpsed, siis tuleb sügis ehk ettevalmistus järgmiseks nii-öelda perioodiks, kus seemneid kogutakse kokku ja siis on talveperiood, kus kõik on vaikne, seisab paigal. Kui armastav on Jumal, et ta seda juttu jutustab meile, kellele 54 aastat, kellele 87 aastat, kellele 2 aastat. Aga selline jutustus käib meie elus läbi, mille läbi armastav Jumal meid kõnetab. Laulja ütles, issand, sina oled olnud elu asemeks põlvest peale, põlvest põlve. Sina oled meile elu asemeks põlvest põlve. See on väga selline lähedane salm, kus Jumal ütleb, et ta seob igaühe meie elu ise endaga. Ta on ise selleks asemeks. Tema elab igavesti ja kõikide elude kõrval, aga ta on elu asemeks põlvest põlve. Ja nagu laulja ütleb, enne kui mäed sündisid ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Ja öeldakse ka, et sina viid jälle inimese põrmu ja kunagi ütled, et tulge tagasi. Niimoodi näeb laulja seda elu. Ja vaevalt, et ta seda ainult loodusest on õppinud. Küllap Jumala sõna kaudu on see lootus talle antud. Ja ometi laulja ütleb ühe lause. Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Taimi elu minu jaoks on tuttav viimased 15 aastat. Aga Jaan aitas natukene jagada ja nii nagu me koos seda kirjutasime, olen ma seda ka edasi andmas. Et Taimi sündis Paadremaal, tema isa oli sealt pärit ja ema oli pärit Pikaverest. Ja üks Taimis edasi antud osa toimis juba tema ema juures enne. Raamatute jagamine ja raamatute jagamise kaudu jõudis ema oma tulevase kaasaga kokku ja kui pere oli rajatud, siis sündis 2 last, Taimi ja vend Väino. Taimi lapsepõlv oli suhteliselt keeruline. Laulja ütleb, et meie elu ongi selline vaev ja raske, kus tavaliselt sellises vaevas me õpime oma elu suuremad väärtused.
ja isa lootus peret üleval pidada sealsamas kodukohas ei õnnestunud hästi. Siis siirduti Tallinna, kus ehitati haiglat ja oma vennaga ja pärast siirdus pere Narva ja nagu te võite arvata, need esimesed eluaastad olid pöördelistel aegadel ja ka sõjaaegadel ja Narvas oli isa kiirabi autojuht ja ema oli siis lastehoidja kohalikus lasteaias ja osa võeti ka siis kohaliku adventkoguduse, mis ei olnudki väga passiivne, vaid väga aktiivne, sellest tööst võeti osa. Ja isa osales sõjas ja hukkus Velike Luki juures ja elukoht, mis oli Narvas, purustati. Nendes tekstides võib see tunduda selline külm asi, aga inimesega on kord nii, et kõik, mis tema ümber toimub, see mõjutab teda. Ema tuli ära lastega Rakvere lähedusse mehe sugulaste juurde ja sealt edasi siirduti Rakverre ja elati kiriku juures ühes toas. Ja toiduga oli sel ajal kitsas. Ühel talvisel ajal järjekorras seistes ema siis haigestus ja jäi kahepoolsesse kopsupõletikku ja jutlustaja pere hoidis siis samal ajal lapsi. Seejärel siirduti Pikaverre sugulaste juurde ja kuna ema tervis oli nõrk, siis jutlustaja Kallaste võttis ta kasulapseks ja siis läks elu edasi Haapsalus. Ma tahan siin kasutada head materjali, mida Taimi endast on jätnud, mida on väga soe lugeda ja loen tema enda mõtteid lapsepõlvest, kuidas ta suhtus töösse ja ta ütleb, et mina ei pane pahaks, et lapsed hakkavad juba varasest noorusest peale tööd tegema. Ma olin 6-aastane, vend 4,5-aastane, kui käisime küla ja oma loomadega karjas paksus riigimetsas. Tihti kadusid lehmad ära ja kui me kännule tukkuma jäime, siis õnneks leidsime üles, sest mõnel lehmal oli kell kaelas. Kõige hullem oli see, kui lehmad kiili jooksid. Kiili jooksma vist vajab juba varsti tõlgendamist. Armude eest ära jooksma. Lehmal häda. Inimene saab tuppa peitu minna, aga lehm mitte. Siis andis neid rapikust üles otsida. Mäletan ühte seika, kui ema andis mulle vikati, aga see oli nii suur ja raske, et ma ei saanud heina niita. Ütlesin emale, et luba lõikan noaga. Ema arvas, et pead ikka vikatiga niitmise ära õppima. Ja mis mul muud üle jäi, kui niitsin, kuni päike kõrgele tõusis ja hein kõvaks muutus, aga ilusad mälestused on neist päevist jäänud. Panite tähele? Ilusad mälestused raskustest on jäänud. Ja see oli midagi, mida aasta-aastalt meile jutustatakse. Seejärel määrati jutlustaja Kallaste Saaremaale ja seal käis Taimi nii koolis kui ka muusikakoolis, kus ta õppis viiulit. Saaremaal ta ka ristiti 15-aastaselt ja väidetavalt oli see meres ja öösel. Kui arvestada seda aega seal 53. aasta, ka jälle selline murdeline aasta, siis võib seda ka mõista, et vist selles riigis väga rõõmsalt inimesi Jumala juurde ei lubatud. Kui keskkool sai lõpetatud, siis mõtles Taimi, et mida edasi teha ja pidas nõu sugulastega. Ja ema õde elas siis Tallinnas ja Tallinnas algasid trammijuhtide kursused ja soovitati õppida trammijuhiks. Töötades trammijuhina sai ta tuttavaks teise trammijuhiga, kellest sai tema abikaasa. Ja Jaanil oli abikaasa leidmisel 2 soovi. Leida usklik tüdruk, kellega saaks koos Jumala sõna uurida ja kellel oleks õige usk. Ja Taimis täitus see Jaani unistus. Abielluti 28. juulil 58. aastal ja Jaan rääkis mulle, kui rõõmus mees ta oli, kui ta sai Uut Testamenti koos Taimiga Kadrioru pargis lugeda. See oli selline väga sügav ja soe kogemus.
aga trammi juhtimise juures leiti ka oma esimene elukoht, kus oli ühiselamus ja üks tuba ja see on hämmastav, vaadates meie tänaseid elamispindu, kui palju inimesi mahtus ühte tuppa, jagati veel teise perega ühist kööki ja WC-d, aga see jutustab Taimi kujunemislugu. Lõpuks mahtus sinna elama ka Taimi ema ja 1959. aastal sündis poeg Oleg ja 61. aastal Andres ja kõik mahtusid ühte tuppa ära. Seejärel siirduti 61. aastal elama Saaremaale, kus kasutusel oli väikse maja esimene korrus, terve korrus. Jaan läks elektrikuks õppima ja kui me siin juba vaatasime raamatute levitamise geneetilist järjekorda, siis nüüd hakkab teine asi, elekter välja paistma. Jaan läks elektrikuks õppima ja hiljem asus elektrikuna tööle ka Taimi. Ja lõpuks sai Taimi emast elektrik, nii et brigaadi liige ja lapsed olid ka kaasas. Ja selline brigaad siis sõitis erinevatesse maakohtadesse ja see andis võimaluse siis hingamispäevasest tööst vabaneda, aga see tähendas, et pühapäevad tuli tööd teha. 67. aastal koliti Põltsamaale. Korterit ei olnud ja Jaan hakkas maja ehitama. Ja Põltsamaale ehitati 2 maja. Ja selles paigas, mis minu jaoks tunnistab midagi ebatavalist. Tavaliselt inimesed oma elu lõpus, minu meelest nii piiblis, kui ka tavalises elus läheb inimene oma elu lõpus pisut nagu pahemaks, kui ta noorem oli. Andke mulle andeks, aga see on minu selline tunne. Et kõiki neid asju, mida nooruses nagu välditi, vanemana julatakse teha, aga siin on kuidagi vastupidi. Kogu aeg nagu asjad lähevad rohkem õitsele ja kuskilt ei ole näha siin, et siin sellises eas inimesed elaksid. Ja see on siis juba teine maja, aga see enam ei ole päris Jaani ehitatud. Aga südamesooja ja Jumala ligiolekut on selle maja ehitamine andnud mõlemale väga palju. Taimi elus oli 2 sellist olulist asja, vähemalt Jaani tunnistuse läbi. Üks oli vaimulik töö ja teine lilled. Ja me oleme kirikus ja meil on ka lilled. Me oleme sellisel ilusal ajal Jumala poolt kokku kutsutud, nii on Jumal väljendanud oma soovi. Ja lilledest ei oska ma selles ajaloos palju rääkida, küll aga, nagu ma ütlesin, viimased 15 aastat olen ma õppinud Taimit vaimulikus elus tundma. Ja mina olen Taimi juures tajunud ühte asja, et tal on niisugune väikene kilbikene ees. Ja iga inimese, ka kellega ta kokku saab. Ta armastab neid kõiki, ükskõik, kust inimene tema ellu tuleb, tal on väikene kilbikene ees. Ja kui sa selle kilbikese nagu tähelepandamatuks enda jaoks teed ja lased tal ennast armastada, siis sa saad kogeda midagi, mis on väga sügav. Aga kui see kilp peab sinna vahele, siis see armastus on seal olemas, aga ta ei pruugi alati kohale jõuda. Ja kui me kokku kasvasimegi, siis ma lihtsalt sain aru, meie jaoks oli üks sündmus, selline murdepunkt, kus see kilp lihtsalt läks vahelt ära. Ja mina ütleksin, et mul on pisike nimekiri. Kirik ei ole väga selline sagedane koht, kus kõik inimesed Jumala poolt juhitud on. Usklikuid on küll kirikus palju, aga mul on väikene nimekiri, kelle juures ma olen nagu tundnud, et Jumal töötab tema juures ja Taimi oli see inimene, kelle juures Jumal töötas. Mul oli üks kohe huviline, ta tuli kirjandust müüma, jagama. Meil oli Türi koguduses selline kohvikute päev. Ja ma kogu tahtsin teada, mismoodi see Taimi nende inimesteni jõuab ja mõtlesin, et õpin sealt kõrvalt natukene ja vahepeal ma laulsin seal ja siis vaatasin. Meil oli 2 kirjandusletti, üks oli ühes otsas maja pool ja teine oli siis Taimi oma ja see oli nii huvitav vaadata, kuidas ta ei teinud mitte midagi, ta lihtsalt istus seal.
aga järjekord oli pikk, väga pikk. Ja raamatud kahanesid ja teises otsas oli teine inimene ja seal ei olnud kedagi. Ma ei tea, mis on see saladus, aga ma arvan, et kirikus on tihtipeale selline ootus, et inimesed muutuvad iseloomult paremaks oma elus. Mina isiklikult arvan, et iseloomul pole üldse tähtsust usklikuks olemise juures. Tähtis on, kas Jumal on sinuga või mitte. Ja vahest me lihvime oma iseloomu nii isuga, et Jumala jaoks ei jää aegagi. Aga oluline on, et Jumal paistab ja taimi on kindlasti nende inimeste hulgas, kelle vaimulik osadus ei olnud lihtsalt vaimulik töö, vaid ta oligi Jumalaga ühendatud. Ja küll ta on oma kodus lastega tegelenud, küll on ta tegelenud taimetoiduga, et inimestega kontakti saada, sest see oli tema jaoks väga oluline. Ja minul on ka siin selline tore lause, et koguduses paremini muusikatööd teha, siis 3 inimest, Mati ja Helve ja Taimi, läksid lausa koori juhtimist õppima, et paremini siin kandis tööd teha. Ja jällegi mõni inimene tunneb, et mingis eas 70 on töö tehtud ja ta läheb puhkama vaimulikust tööst, aga minu meelest Taimi oli inimene, kelle elus kogu aeg midagi uut oli vaja inimesteni jõuda ja selles eas võtta ette ka see Facebooki evangelism ja inimestele raamatuid jagada ja ilmselt mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja Inglismaal, Jeruusalemma läks raamatuid. See näitab, et inimene kogu aeg nagu kasvas. Ma tahan siia lugeda lõppu, kuidas öeldakse, sügis kannab vilja, mis annab seemne, mis annab lootuse, et pärast talve uus nii-öelda elu on algamas. Mulle meeldib see lugu, mida ma tahan teiega jagada, Taimi sõnadega. Taimi kirjutab nii. Armas sõber, soovin sinuga jagada midagi, mis mind hiljuti puudutas. Külastasin eile õhtul Tartu kvartalikeskust, minnes hankima midagi magusat hamba alla, et kustutada magusa vajadust, mis ma arvasin endal olevat. Teel kvartali Maxi Marketisse jalutasin mööda pilti mul ei ole, sibulaid ja küüslauke müüvast lauast, mille taga istus väga malbe ja rõõmsa olekuga vanaisa. Ta naeratas, hakates viisakusest toolilt tõusma, et mind tervitada. Tormasin endale omasel kiirel sammul esialgu lauast mööda, peatudes siis järsult, kuna antud mehe austus ja sära silmades peale pikka tööpäeva rahvasumina keskel puudutasid mind sügavuti. Mul tekkis tugev soov midagi tema energiale vastata, midagi anda, kuidagi toetada. Mulle meenus, et kodus ongi sibulakarp täiesti tühi. Keerasin kanna pealt ringi ja suundusin laua juurde tagasi, tervitades lahkete rõõmsate silmadega meest, kes vaatamata vanusele välk kiirelt tooli pealt püsti tõusis. Ütlesin, et mul oleks kangesti sibulaid vaja. Oskaks ta äkki soovitada, milline võrgutäis sobiks mul endaga kaasa võtta. Ta naeratus laienes, tõstes laualt ühe enda pakitud ja ettevalmistatud võrgutäie sibulatega ning ütles, et just see sobib ning on mind terve päeva seal oodanud. Asusin kotist tengelepunga otsima, küsides samal ajal, et kuidas müük ka läheb. Kas palju käiakse ostmas, mille peale mehe naeratus jäi veidikene väiksemaks ja tema pilk langes põranda poole. Vaikselt vastas ta nii. Sellega on nõnda, et see, et teie praegu ostate, on suureks toeks. Suur tänu teile. Olles hingelt nii avali, seal samas laua ees tunnetasin ma, et tunnen siiani, kui rasked ajad on praegu peredel meie ümber. Heikil, kes Peipsi ääres enda kasvatatud sibulat müüb, suure ostukeskuse toidupoe ees ei pruugi päevas just palju osta toimuda. Me oleme harjunud ju kõik oma vajaliku toidukraami ja muu saama suurematest ostukeskustest korraga kätte. Kui tihti ei märkamegi kantide kõrval suured ostupoed, enda kodukandi väikeettevõtjaid, lahkete silmadega onusid ja tädisid, kes pakuvad meile enda kasvatatud toodangut. Ma tänasin ja soovisin vanaisale ilusat õhtut. Naeratusi vahetanud sammusin mõtlikuna lauast eemale. Tunnistan, et jäin teda kaugelt vaatama, meest, kes endiselt naeratusega sibulakotte laual sättis ja patsutas. Ning mõtisklesin selle üle, kuidas ma saan veel head tema hinge tegemistes toetada.
mul ei tulnud sel hetkel muud mõtet, kui et korjasin mündid tengelpungast kokku. Lendlesin Sibula laua juurde tagasi, ulatades täidetud pihu ta poole ning öeldes, tahan selle anda teile seemneks ning soovin palju rõõmsaid kliente. Need pilgud ja naeratused sel hetkel ei ole sõnadega kirjeldatavad. Ta võttis sõna lausumata seemne vastu ning ulatas mulle teise käega laualt paar suuremat küüslauku. Mu enda kohmetusest ei osanud neid õieti vastugi võtta, kuid tasku nad tänades pistsin. Silmad särasid, vahetasime naeratusi ja soovisime head. Leidsin enda mõni hetk peale seda lumiselt tänavalt magusa isu läinud, hing ja süda täidetud rõõmu ja armastusega. Laulja rääkis targa südame saamisest eluteel. Mulle tundub, et tark on märgata loodut ligimesi, nii et soovitakse taas kohtuda. Selleks on võimalus. Lootuse andja, kes paneb meie südame tööle, annab jõu ja rõõmu, kelle peopesas me oleme omal ajal peatab, et targa südame valikul see taas igavesti tööle panna. Lootuse andja, kellel on kaduvusele lahendus. Paulus kirjutab, ma ei taha, aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Et teie ei oleks kurvad, nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Jah, seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest. Sest issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Nii on ka Jaan pärjale selle lootuse kirja pannud. Ja nüüd ütleb Paulus, julgustage siis üksteist nende sõnadega. Ja nüüd võiks olla taimi soov, et me leiame selle väärtuse, millega üksteist julgustada ja leida teadlik lootus, mis meid igavikus taas kokku viib. Aamen.
hetkeks mälestame igaüks oma koha peal taimit, enne kui me kanname ta viimsele puhkepaigale ja laulame koos pärast sellist seisakut, väike paus, ja siis laulame teise üldlaulu loojangu taga, särab meil hommik, et tõuseme mälestusamiseks.
seda ma ütlen, vennad, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse, sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Ja kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud: surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit. Surm, kus on sinu astel. Aga tänu on kui Jumalale, kes meile võidu annab issanda Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ja ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama, lootuses issanda ülestõusmisesse ülestõusmises. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimes, aamen. Nüüd on kõik
palvetame. meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Puhka rahus.